Tere rahvas, rõõm neid taas näha monitoride taga ja ühe tükk aega mitte olnud saatega, mille nimi on Fookuses. Ja nagu ikka on meil Fookuses 3 asja. Kõigepealt on meil aeg, mida meil on ülimalt vähe. Siis on meil olemas üks ääretult tore inimene, väga tark erudeeritud poliitik, Virumaa parimaid poliitikuid, juriste, ajaloolane Anti Poolamets ja loomulikult üks väga oluline küsimus, mis meie ühiskonda rappinud juba pikemat aega, mis on saanud uue olulise tähenduse peale seda agressiooni tugevnemist 24. veebruaril käesoleval aastal, kui siis Venemaa sõjajõud laiaulatuslikult Ukrainasse tungisid. Muidugi siin on üks huvitav kokkusattumus on ka sellega, et muideks täna 464 aastat tagasi, 1558. aastal, täna just nimelt tungis või vallutas Moskoovia vürstiriik Narva linna ära. Nii et selles mõttes on väga huvitav seda teemat täna arutada, kuigi see teema iseenesest on meie ühiskonnas palju vanem ja palju ulatuslikum, aga nagu ma ütlesin, on ta eskaleerunud just nüüd käesoleval aastal. Aga Anti, kõigepealt sinu esimesed mõtted sellega seoses. Kas ma võin kella enne käima panna? Õige, see on väga oluline, sellepärast, et meil on aega täpselt nii kaua, kuni see asi siin liigub, nagu ma ütlesin. Jah, aitäh sulle, Anti. Aitäh, Paul, küsimuse eest ja selle olulise teema avamise eest. Ma teen lühikese ajaloolise ekskursi, sest meid vaatavad kindlasti ka mõned nooremad inimesed. Et tuletan meelde, et okupatsiooni ajal hävitati iga viimane kui vabadussammas. Neist jäi ainult paar nii-öelda relikti järgi mõnedel kalmistutel, mida ei taibatud siis hävitada, sest nad olid tegelikult hauamonumendid. Et lausaline hävitamine kuni siis ka konkreetselt ümbermatmiseni Kaitseväe kalmistul, kus punaväelaste hauad pandi ka veel vabadussõjalaste haudade peale. Ehk see avaliku ruumi domineerimine ja meie mälestuste ära kaotamine oli okupatsioonivõimudele eluliselt tähtis. Ja kuidas siis meie käitusime okupantide monumentide suhtes? Osa neist on siiamaani siis Maarjamäe muuseumis, Lenineid ja Stalineid, neid on kõike seal, mõned läksid ka ümbersulatusse, aga ma usun, et suurem osa on seal. Lenini kipskujudel ei olnud sedagi väärtust, nii et need on kas kusagil kolikambrites või mõnes kohalikus muuseumis või antiigikogudes. Ja suurem osa tähtsamaid kommunistliku kallutatusega monumente saigi ära koristatud. Alles jäid sellised agressiivsel asukohal juba paiknev pronkssõdur, mida siis hakati kultusobjektina kasutama ja Putini õhutusel veel intensiivsemalt rahva kogunemistega täitma, kuni siis juhtus teada tunda pronksiöö, mis lõi veel tugevama lõhe eestlaste, venelaste arusaama ajaloost. Sest venelased ei olnud nõus seda Eesti arusaama okupatsioonis sugugi omaks võtma. Vaata, mulle tuleb meelde, sa rääkisid Kaitseväe kalmistust ja seal on see üks meie pisvin alles. Kui ma nüüd ei eksi, siis vist 1994 juba võeti vastu otsus linnavalitsuses Kaitseväe kalmistu taastamise kohta, aga tegelikult teda ei ole taastatud selliselt, nagu peaks olema. Arvestame seda, et ilmselt on Kaitseväe kalmistudki solvav see asjaolu, et seal on tegelikult maetud meie enda sõdurid üle ja selle asemel on pandud vallutajate sõdurid ja koos monumendiga, mis on väga olulise tähendusega. Vaata, siin ongi see sama asi, et kui me räägime selle monumentide suurest probleemist meie ühiskonnas, on ju mitte see, ega ju pelgalt see, kui kuskil on mingi viisnurk, mingi ehituse küljes või midagi taolist, siis see iseenesest ei häiri, me kõik saame aru ajaloo kulust ja me ju igat asja ei hakka lammutama. Küll aga on oluline see heroiseerimise küsimus, et need monumendid, millised kutsuvad siis austama, kummardama vale ajalugu sõna otseses mõttes, kuigi ajalugu see vist ole vale õige, aga põhimõtteliselt ütleme niimoodi vaenulikku külge, et need heroiseerivad elemendid on, mis häirivad meie avalikku ruumi, mis häirivad meie rahva väärikust ja enesetunnet. Nii et jah. Tegelikult on ka praegu sõjahaudade kaitseseaduse alusel võimalik need hauad ümber matta, kui on tegu haudadega üleüldse, ja siis ka see hauatähis teisaldada või üldse maha võtta. Selleks on vaja sõjahaua komisjoni arvamust, see esitatakse kaitseministrile. Kui kaitseminister toetab seda ettepanekut, siis hakkab seda lahendama kohalik omavalitsus, sõjamuuseum,
ja samamoodi Muinsuskaitseamet, et protseduur on olemas. Näiteks praegu siis ongi värske uudis, et Raadi punamonumendi ja haudade osas on Tartu linnavalitsus võtnud seisukoha, et aitab küll. Nüüd on see moment, kus nad maetakse ümber ja viiakse ka monument ära. Ja see on see momentumi küsimus, väga õige tähelepanu. Ja siin tasubki rõhuta võib-olla seda asjaolu, et 18. aprillil meie rahvuskonservatiivide erakond esitas eelnõu, mille eesmärgiks ongi avalikust ruumist nende monumente välja viimine. Ja huvitav on see, et tavapäraselt on niimoodi, et kui opositsioonierakond esitab mingi eelnõu, siis lükatakse tuimalt tagasi. Sellepärast, et see on meie poliitilise võitluse üks tunnuseid meie poliitilises süsteemis, kus me siin oleme. Aga nüüd nende monumentidega on juhtunud see asjaolu, et peale selle, kui EKRE esitas eelnõu, peale selle on monumentide väljaviimist hakatud nõudma väga laial rindel ja sellega tundub justkui oleksid kaasa läinud ka mitte ainult konservatiivsed jõud, vaid tundub ka, et liberaalsed jõud. Või on see vale mulje, aga fakt on see, et see sinu poolt viidatud Tartu linnavalitsuse avaldused, millised on tulnud, seal on seda koos nii Isamaa kui ka... See on vale mulje, et valitsus on kaasa tulnud, et valitsus võttis selle 9. mai seaduse vastu, aga see on pakasuhha, nagu venelased ise ütlevad, see on näilik. Et see oli ühe ürituse jaoks laias laastus. Meie tahame pikka vaadet ja põhimõttelisemaid lahendusi, et saaks ära viia Narva tanki, mis ülbelt istub Narva jõe kaldal ja näitab, kes siin domineerib. Et siin Narva külje all domineerib okupatsiooni kontseptsioon. Vaat selliste kõrvaldamiseks oleme me teinud ettepaneku. Ja, aga siit ongi küsimus, et kui sa täna olid Riigikogu infotunnis, siis võimalik, et sa panid tähele Kaja Kallase sõnu, kus Isamaa saadikute küsimusele vastas Kaja Kallas umbes sellist, seda saab ka järgi vaadata, ilmselt ma selle lõigu leian ka siia saatesse. Aga... Kas nõustute sellega, et viimane aeg on asuda tegudele ja avalikus ruumis asuvad punamonumendid teisaldada, et milliseid samme plaanite valitsusega astuda selleks, et okupantide sümbolid kõrvaldada meie avalikust ruumist? Aitäh. Kaja Kallas, palun. Aitäh. Tahaks rõhutada, et selle ettepaneku ei teinud mitte Tõnis Lukas üksi, vaid ka Urmas Klaas, kes on Reformierakonna linnapea Tartus. Tõsi ta on, et need punamonumendid, mis võib-olla ei ole inimestele nii palju jäänud ette varasemalt, lihtsalt pole nendele nii palju tähelepanu pööranud, siis nüüd, kui meil on see Ukrainas sõda käimas, siis rebib kõik need haavad lahti ja tõepoolest see tekst ka, mis te ette lugesite, see on õõvastav praegu ja tekitab väga palju ebamugavust. Ja selliseid monumente ei ole mitte ainult Tartus, vaid neid tegelikult on üle Eesti. Nüüd juba paar nädalat oleme me selle küsimusega tegelenud, et kõigepealt kõik need sellised kohad kaardistada ja vaadata, et milliseid samme me saame astuda, et teha seda tasakaalukalt, sest tõesti tegemist on ka sõjahaudadega ja niimoodi, et kellegi siis ka hauarahu ei riivata ja mured, mis sellega kaasa tulevad. Aga minu seisukoht on see, et tõesti see hetk või see sõda on toonud kõik selle meie rahva kannatused uuesti nagu välja või inimesed elavad seda kõike uuesti üle ja need monumendid tegelikult teevad paljudele haiget ja oleks parem, kui me saaksime tegelikult selles valdkonnas korra majja. Aitäh. Niimoodi, et see on probleem, millega nüüd valitsus on viimase paar nädalat aktiivselt tegutsenud. Valitsus on kaardistanud olemasolevad monumendid ja ta proovib leida siin lahendusi. Lahendused olid sellepärast, on see seotud keeruliselt natukene, et osad monumendid on ju riigi omad, osad on selle omavalitsuse maa-alal, et see justkui annab mingisuguseid vihjeid. Aga muideks üldse küsimus, et kui palju neid monumente praegu on sellised, milliseid me peaksime kaaluma? See surve võiks tulla alt poolt, sest ma võtan kas või Viru Jaagupi näite, ta on kena alevik
siis see langenute monument on kõrvalises kohas põõsaste taga ja ta ongi nagu siis ajaloo osa ja see väga ei häiri inimesi. Aga mõnes teises, kuna kohas nagu Tartu, ta on sattunud sinna Raadi Eesti Rahva Muuseumi kompleksi kõrvale ja nemad tunnevad, et see koht ei ole sobiv. Nii et samamoodi häirib mind see Narva tank kui Nõukogude sõja sümbol, oleks aeg ta maha võtta. Aga teistes kohtades peab küsima ka rahva arvamust, et mõnes kohas on tunnetus, et me ei hakka, ütleme, 100 hauda ümber matma, et see on liiga tüütu tegevus ja peab olema nõudlus, et käsu korras ei ole ka mõtet. Käsu korras võib sellise agressioonisümboli nagu tank maha võtta, aga me peaks küsima kohalike arvamust, et kas ta on siin nagu agressioonisümbol või on ta sõjahaud. Sest haudadega iseenesest ma leian, et me ei peaks võitlema nii nagu kommunistid, sest isegi Punaarmeelasel võib olla 2x2 ruutmeetrit. Aga siis, kui kohalik inimene tunneb, et jah, see on vales kohas, mingis pargis, mingis südalinna keskpunktis ja siis ka ülbe agressiivse sõnumiga, ja kui nad koguvad ka mõned allkirjad ja ütlevad, et me ei taha seda siia, siis teeme ära, eks. No vaata, aga vaata, see ongi see, et miks pärast EKRE tegi selle laadse ettepaneku. No vaata, põhimõtteliselt need parlamentaarsed tööriistad, mida saab kasutada fraktsioon, on see, et me saame teha eelnõu, päris seaduse eelnõuna. See on üks võimalusi. Teine on see, et parlament võib teha otsuse eelnõu. Ja antud juhul EKRE pöörduski selle poole, et teha otsuse eelnõu, sellepärast, et siin ei ole EKRE poolt siis välja töötatud konkreetset seaduse sätet, mida kasutada, vaid ta annab valitsusele, kui see loomulikult vastu võetakse parlamendi poolt, ta annab valitsusele ülesande töötada välja vajalikud meetmed. Ja siin peabki arvestama kõiki nendele asjaoludega, mida sina siis praegu viitasid. Just sellega, et me peame vaatama rahva arvamust ühelt poolt, me peame seda tunnetusdokumenti nägema, me peame seda nägema ka neid võimalusi ette, et see oleks kooskõlas nii omavalitsuse autonoomiaga kui ka muude nende küsimustega. Ja siin on minu nägemus on näiteks ikkagi selline, et nende valitsuse poolsed meetmete välja töötamisel, kui see, nagu ma ütlesin, jõustub selline otsus või vastu võetakse, et see peaks olema teatud ettenägemisvõimega. Ehk siis, nagu sa ütlesid, igat asja ei ole mõtet puutuda, võib-olla mingi metsatagune ei olegi oluline praegu, aga mitte miski ei välista, et mingis situatsioonis võib ka sellest metsatagulisest monumendist saada mingi heroiseeriv sümbol. Ja vot see eelnõuga, või tähendab selle eelnõu vastuvõtmisel peakski valitsus astuma sammud, kus oleks võimalik ka tulevikus, kui tekivad sellised heroiseerivad momendid, need tõkestada. Või eks nad kõik heroiseerivad, aga heroiseerimist on palju ju. Meie oleme väike rahvana selline, keda on okupeeritud lõppude lõpuks ju üle 700 aasta. Ehk ka mõis võib olla ju siis rõhumise sümbol, aga ta võib olla ka ju suurepärase arhitektuuri väljendus. Samamoodi näiteks Rakvere linnus, Ordu loss, aga me ei hakka teda maha lõhkuma. Küll on aga see punavõim meile värske mälestus ja see häirib paljusid, kaasa arvatud mind, ja paljusid punavõimu ohvreid, nii et ma arvan, et paljudes kohtades tuleks see aktsioon läbi viia, eriti kus see häirib kohalikke ja mõnes kohas, kus võib-olla häirib ka riiki, võib-olla Narva venelased ei taha tanki ära viia, aga Eesti riik peaks ennast kehtestama seal ja sellised agressiivsed sõjasümbolid, kus ei ole isegi sõjahauda mitte, konks taha ja ära viia muuseumisse ja kogu lugu. Ja, aga sa viitsid praegu väga õigele nüansile, vaata küsimus ei olegi pelgalt selles, et vallutaja, mitte vallutaja. Vaat siin on just see olukord, et kuivõrd meie idanaaber on käituma hakanud väga silmapaistva agressiivsusega, et mitte asjata kutsutada fašistideks, rašistideks või kuidas need nimetused kõik on. Point on selles, et antud juhul nende sõda õigustavate ja agressiivsete monumenti säilitamine, see on sõna otseses mõttes riigi väärikuse küsimus ka. Sellepärast, et kui ta sul avalikus ruumis on, sellega sa tunnustad selle sümboolset väärtust nagu positiivse märgina, põhimõtteliselt. Laias laastus täiesti nõus, aga on kohti, kus vaadatakse kui möödunud ajalugu ja kõik, et see ongi mälestus teisest maailmasõjast, las nad kirjutasid siis oma ülbe sümboli siin, ülbe jutu peale, et me vabastasime. Rahvas suhtub täiesti külmalt, aga on kohti, kus nad häirivad tugevalt, eks.
ma tõin näite Väike Alev, no see on ajaloo osa ja näiteks Rakvere linnas on juba see koht, kus koolimaja ehitatakse tema nina alla. Ta on laias laastus samal joonel Vabadussambaga ja ta hakkabki juba häirima. Aga ma ootaks seda altpoolt tulevat nõudlust, et kas olete valmis, siis viime ära. Aga kui seda nõudlust üldse ei ole, siis see on päris suur operatsioon, et 70 sõjahauda ümber matta. Ehk teatud sisetunne peab ka rahval olema, et aitab, me ei taha seda enam. Tartu linnas on see linnavõimude tasemel kenasti olemas ja läheb ka käiku ja ma arvan, et aasta pärast on ta seal läinud. Ja meie Riigikogu liikmetena võiksime ka ilmutada kodaniku julgust. Toompea nõlvast alla kõndides on üks nõukogudeaegne vägev monument ametiühingu kongressi delegaatidena, kelle siis jutumärkides kodanlased kinni võtsid ja mõned neist maha lasid, aga see on igavene vägev monument, võiks olla vabalt muuseumisse viidud. Et need olid ju pühendatud Eesti Vabariigi verivaenlastele ja see on Toompea nõlva all, et vaatame nüüd oma tähelepanelikkusega üle, enne kui läheme siis teisi õpetama. Täpselt nii ongi. Mis on võib-olla natuke rõõmustav on see, et nagu ajaloos me teame neid monumente, millised olid potentsiaalselt mitte vastuvõetavad, siis neid vanasti oli neid sadu ja sadu, praegu on neid alles jäänud võib-olla kümnetes, aga on olemas ikkagi 5-6 eriti väljapaistvat, mis on tõsiselt tugeva tähelepanu all ka praegu, eriti peale seda agressiooni jätkumist või suuremaks paisumist. Üks neist on loomulikult see pronkssõdur, teine on see Narva tank, seal on Tartus raadikalmistul. Ja loomulikult näiteks kasvõigi päris suur küsimus on Maarjamäe, mis ta on mõõk siis või rakett või mida ta iganes kujutab. Sellega on ju see asi, et selle kohta mõningased arhitektid on öelnud, et sellel on olemas teatud oma väärtus, aga ta laguneb. Ta on lihtsalt ohtlik igat pidi. Aga nüüd hakkab aeg otsa saama ja meil on siin aega jäänud tõesti väga vähe. Sinu ennustus, kas aasta pärast on monument avalikust ruumist kõrvaldatud või ei ole? Kas valitsus tuleb kaasa EKRE ettepaneku või ei? Mis sa arvad? Kui on initsiatiivi nagu Tartus, siis aasta pärast on neil läinud. Teised sõltuvad põhiliselt kohalikust initsiatiivist. Ma arvan, et valitsus ise on hambutu nagu ennegi. Aitäh sulle. Tänan teid, kohtume järgmine kord.